Tere õhtust kõigile ja nagu lubatud, siis alustame merefoorumitega. Tegelikult olgem ausad, et pärast koroonaperioodi on meil siin toimunud ainult üks merefoorum ja üks merefoorum, mis oli seotud konkreetselt ühe muuseumi töötajaga ehk Vello Messiga, kunagise muuseumi töötajaga, toimus koroonaperioodi ajal, aga see oli natukene teine teema ja natukene teine olukord. Nii et ma loodan, et need foorumid taastavad oma mainega nüüd pärast koroonat ja esimesele või teisele koroonajärgsele foorumile siis olen ma palunud esinejaks Martti Mutiku ja teema sai ristitud võib-olla mitte päris õigesti, ehk sellest pealkirjast on jäänud kõlama üks sõna, mis on ökopiraadid. Ma ei mõelnud selle peale, et siduda kõiki neid, kes on Sea Shepherdi missioonidel käinud ökopiraatlusega, ehk siis nagu Martti ilmselt ka võib-olla pärast mainib, et organisatsiooni asutaja Paul Watsoni kohta on ajakirjandus vist ühe korra kasutanud seda väljendit, et ta on ökopiraat. Ja miks ja mis põhjustel teda on seostatud, ilmselt see tuleb ka Martti jutus kõik välja. Aga ma ei tahaks siin pikka sissejuhatust teha, nagu alati merefoorumitel, siis meie külaline räägib kõigepealt ise ja pärast on kõigil võimalik küsida selle teema kohta oma küsimusi. Ole hea. Jah, see nagu töötab või? Tere! Siin päris palju tuttavaid nägusid, päris tore. Et ma ise ka ei tea, miks ma siin olen, aga vaatame, kuidas kujuneb. Nii kaua, kui ma puhkan seal, siis ma räägiks tegelikult paari sõnaga Sea Shepherdist, sellepärast, et see nagu vääriks mainimist. Mõni, kes võib-olla ei ole nii väga kursis, millega on tegemist. Minu jaoks isiklikult on olnud algusest peale Sea Shepherd ühe mehe eeskujul, kes on siis Sea Shepherdi asutanud, Paul Watson. Paul tegelikult ise kasvas kalurite külas. Tollel ajal oli kalapüük, mis on siiamaani populaarne loomulikult, miks ei peaks. Aga siis oli ka vaalapüük väga populaarne. Seda on nad siis päris palju, vaalapüük tegelikult on ju suures osas tänu Sea Shepherdile peatatud. Jaapan on veel see, kes võib vaalapüügiga tegeleda. Ja. Mis pärast Sea Shepherd üldse vajalik on? Siin võib natuke numbritest rääkida. Et praeguseks on teadaolevalt siis statistika järgi umbes 80% püügipiirkondadest maailmas on üle püütud või siis täielikult tühjaks püütud, seda peamiselt röövpüügi tõttu. 40% kalast meie toidulaual on röövpüügi kaudu püütud, ehk siis tegelikult rohkem isegi, iga kolmas kala, 1/3 kalast on illegaalselt püütud. Kalapüük ei ole ju halb asi, seda on inimene harrastanud ikka päris pikalt, aga oleme natuke liiga ahneks võib-olla läinud. Ja siinkohal tahaksin tegelikult siis näidata ka Paul Watsoni enda filmist ühte lõiku. Näidata korra seda Watsoni filmist, see on 2019 aasta film. Seal ta räägib päris hästi, et kuidas ta kunagi ise asutas Greenpeace'i. See oli enne seda ja mis pärast ta jõudis Greenpeace'i asutamiseni. Muidugi hiljem ka seda siis, et mis pärast ta Greenpeace'ist lahku läks, oli peamiselt selle tõttu, et tema kaasasutajad, tema head sõbrad, kes olid sama mõtteviisiga, pidasid tema tegevusi natuke liiga ohtlikuks. Ja sellest sai muidugi hea alguse, kahju, et ei saa nüüd näidata seda, seal on paar päris head klippi, et kuidas siis Sea Shepherd alguse sai ja kuidas siis kogu lugu sealt edasi. Et
jah, nüüd kadus natuke järg käest ära, üritan tagasi saada. Ehk siis jah, jutt ei ole tegelikult ainult sellest, et meil saaks kala nüüd toidulaeval otsa, vaid ka sellest, et hävitame ookeanide toiduahelat enneolematul kiirusel. See on kindel. Lisaks tahaksin ka mainida seda, et mismoodi me ookeane ja meresid reostame. Statistika järgi jälle, nii palju kui ma lugesin, et üks veoauto koorem jõuab vette iga päev. Uudistes käib ju päris palju läbi ka seda, et kuidas vaalad on plastikut täis. On juhtumeid päris palju, kus vaalad lähevad kaldale surema. Tavaliselt läheb üks vaal surema. Võib juhtuda, et teised vaalad lähevad kaasa. 2015 aastal oli 337 seivaala läksid kaldale surema. See oli üks suurimaid pitchingud nii-öelda. Pitching on selle termin. Teised vaalad läksid ekslikult kaasa surema. Igal aastal jääb umbes 300 000 vaale, delfiini ja haid aktiivsetesse ja ka mitteaktiivsetesse kalavõrkudesse kinni. Vaalad, delfiinid, haid natuke vähem väetavad meile vajalikud sütoplanktonit oma väljaheidetega. Siiseperd ise siis tegeleb kõige selle asja nii-öelda parandamisega, mitte ainult siis röövpüügi tõkestamisega, aga ka vanade kalavõrkude eemaldamisega, ookeani ja merede reostuse eemaldamisega. Ja siin oleks tahtnud näidata veel ühte videoklippi, selle peame vahele jätma. Lähme siis... Kuidas? Jah, no see oli see sama jah, aga selle jätame siis vahele üldse praegu. Et nüüd liiguks siis sinna, et kuidas siis mina siiseperdisse sattusin, mis laeva peale ja mis edasi sai. Et siin sai natukene rahulikku aega ka nauditud laevast endast. See oli siis, kui ma lennuki peal olin, lugesin enda töömanuali, vanem tüürimehe töömanuali, siis üks huvitav lause oli, et tasuks magada riietega igaks juhuks. Jah, see tuli vahepeal kasulikuks küll. Laev nägi välja selline, ehitatud kunagi Tamen Shipyardi poolt, 2016 hakkas tööle. Raha selle laeva ehitamiseks saadi annetusrahast. Laev kokku maksis 12 miljonit, annetusraha oli vist natuke vähem, 8,3 miljonit. Pikkust 50 meetrit umbes, 50,2. Kiirus 25–30 sõlme. Päris palju muidugi kulutab kütust, aga selleks, et röövpüüdjaid tabada, tegelikult ei olegi väga palju kiirust alguses vaja, tuleb imiteerida kalalaeva iseennast. Ehk siis liikuda umbes 5 sõlmega. Siin sai esimest päeva siis laeva peale mindud, Namibias Walvis Bay's, mõnele mehele tuttav koht. Jah. Mida? Jah. Ei, seda ei teinud kusjuures. Et ega need nii-öelda röövpüüdjad üldiselt ise sõidavad ka pimedalt, ilma aisita ja ilma tuledeta. Teinekord on tuled ka sees, jah. Mul oleks üks küsimus, et kas on ka mingid alternatiivseid organisatsioone, mis tegelevad umbes samasuguse asjaga? No Greenpeace oli ju enne, eks ole. Jah, siis on üks organisatsioon on veel, selle nime ei tule mul meelde, aga nad tegid Siisepperdiga kunagi koostööd ja neil oli üks uhke laev, Adi Kill oli selle nimi, väga väike ja väga kiire laev. Nad sõitsid otse ühele laevale ette ja see sõideti täiesti puruks. Ja selle laeva kapten siis asutas ise oma organisatsiooni, ma ei tea, kas neil oli 1 või 2 laeva äkki.
täpselt ei tea. Et nemad tegelevad umbes sama asjaga, natuke teises regioonis, enam-jaolt vist Mehhikos. Jah. See ehk siis teie olete turul ikkagi oma kontseptsiooniga nagu ainulaadne? no Sea-Shepherd on ikkagi jah, selles suhtes ainulaadne jah, et Greenpeace tegeleb rohkem bännerite tegemisega ja pildistamisega, siis Sea-Shepherd on natuke rohkem actionis ikkagi olnud. Sea-Shepherd on ühtekokku arestinud 80 illegaalset kalalaeva. Jah. See, mille meie arrestisime, oli 80. Siin tahtsin näidata seda väikest rippaati, mis tegelikult on kiirem kui Ocean Warrior ise. 42 sõlme läks välja. Et jah, nüüd hetkel Ocean Warrior on dokis ja tekile pandi taavet, uus taavet, et saaks paati kiiremini vette lasta. Ja ka uus paat, mis on siis nõksa kiirem isegi. Tuleb siia. Nii, okei. Jah. See oli meie meeskond. Siit nimest ei hakka nimetama, aga vasakult hakata minema siis austraallane, see on kapten kusjuures. Ametilt tegelikult üldse bändimees, muusik, aga päris hea kapten. Teine mehaanik UK-st, vanem mehaanik UK-st, Bosun Mate, Ethan USA-st, 2 inimest seal vanem mehaaniku kõrval, itaallased, see on Okamitsiga üleval Brasiiliast, temast allpool Kokk Šveitsist, minu kõrval keskel seal peal on Iisraelis safety officer, kes siis osutus päris vajalikuks meheks sellel operatsioonil. Võib-olla hiljem natuke räägin. Minust paremat kätt on meedia nii-öelda officer, prantslanna ja siis sealt kõige rohkem paremal on meedik Saksamaalt. Selline punt oli meil. Päris kirju seltskond. Siin oli siis meil kohalik relvastatud meeskond, kus juures nendest kõige südikamaks osutus see naisterahvas, Rosina. Siin me tegelikult tegime õppusi laeva peal, me päris pikalt üleüldse treenisime selleks, et päris operatsiooni minna. Õppused Sea-Shepherdis, nad võtavad neid õppusid hästi tõsiselt, et ise mere peal töötanud ikka nii mõnedki aastad. Üritatakse tavaliselt laeva peal, mõne laeva peal võetakse ka tõsisemalt, mõne laeva peal vähem, aga paljude laevade peal üritatakse nagu õppuseid kiirelt päevakorrast maha saada, sest kõigil on ju vaja tööd teha, eks ole. Sea-Shepherdis nad võtavad neid asju hästi tõsiselt, neil on kohe niimoodi, et kui on nüüd man overboard õppused, siis 10 inimest ilmselt tõstab käe, et mina tahan vette hüpata, et tõstke mind sealt üles, eks ole, et nad on vahepeal isegi võib-olla tahavad natuke üle treenida, aga ei jookse mööda külge maha. See pilt on nüüd sellepärast mul siia pandud, et teki peal madrused siis valmistavad siin sellist otsadest köitsi ja panevad need väiksemad otsad külge. Seda on Sea-Shepherd päris palju oma operatsioonidel kasutanud, et kui laev, mida üritatakse inspekteerida, arrestida, ei taha korraldusi täita, ei taha seisma jääda, siis sõidetakse laevavööri ja visatakse see vöörist vette, nii et see tõmbaks vindi vahele. Et siis saab hoo maha. Meie seda ei kasutanud, ei olnud vaja. Aga igaks juhuks pidi valmis olema. Kui mina olin Ocean Warriori peal vanem tüürimehena, siis tegelikult Sea-Shepherdis kõige põnevam töö käib tekis. Madrustel on seal selles suhtes kõige põnevam roll, et nemad saavad alati minna siis selle
väikse paadiga seda laeva, inspekteeritavat laeva otsima minna, kui me oleme ta leidnud, aga me üritame seda, plaan on teha seda nagu vaikselt ja pimedas, et nad ei märkaks, siis jah, see on see kõige põnevam osa. Kõik, kes laeva peal on see kokk või on see kapten, mõni tüürimees tahavad alati siis sinna kaasa lööma minna. Jah. Siin on siis näha selle paadi veeskamist selle vana Taavetiga, mis ei ole tegelikult niisuguse korraliku lainetuse puhul päris lihtne. Et seal on näha ka neid mehi, kes hoiavad otstest kinni, 4 otsa on sellel paadil. Ja neid ikka annab kinni hoida. Treenisime seda nii tasase ilmaga kui tuulise ilmaga, kottpimedas, ainult otsalampidega, igatepidi enne kui siis päris operatsiooni läksime. Lisaks sellele, et see kohalik meeskond, Namiibia politsei, siis nemad ei ole laeva peal, enamus nendest pole varem olnud ja seepärast siis nende treenimine võttis võib-olla kõige rohkem aega, aga õppisid kiirelt. Treening nägi niimoodi välja, et kõigepealt tegime seda enda laevaga ilmselgelt, lasime paadi vette, mängisime kogu selle olukorra niimoodi läbi, raadioside käis siis meie laeva pealt, meie oma meestega, tulid meie laeva boardi, kasutasid selleks force boardinguks siis nii-öelda seda sama väikest redelit, tactical ladder. See tuleb siis kinnitada laeva reelingu külge. Paadi vööri nii-öelda boardi saamine sõidu pealt on üksjagu raske tegelikult, siin on päris tasane ilm veel. Proovisime lainetusega ka, et ikka päris raske ja seda seal siis hoida ja samal ajal, kui sul mehed siis sealt üles ronivad, eks ole. Et meil endal kukkus ka üks mees vette. Niimoodi nägi see välja. Pildid on siis tehtud, ega siis, kui me päriselt olime päris operatsioonis, siis enam aega polnud pildistada, et need on siis treeningutel tehtud. Ja see on ka siis meie laevasillas, need on ka meie mehed, aga niimoodi ta siis nägi ka hiljem päriselt välja. Et esmalt võetakse sild, piiratakse ümber ja siis antakse kaptenile vastavad korraldused ja siis hakatakse laeva inspekteerima. Siin me testisime õppuse käigus water cannonit. Selline päris tugev relv tegelikult. Seda me ei kasutanud. Kuidas? Veekahur, jah. Et seda me ei kasutanud. No siis Shepard on varasemalt seda päris edukalt kasutanud. See pilt on mul lihtsalt pandud sellepärast siia, et siin on seesama security officer Iisraelist, kes siis päev enne seda, kui me siis selle laevani jõudsime, mille me hiljem arestisime, tegi trenni seal. Tema oli endine militaarbend, just siiamaani, aga võttis asja päris tõsiselt kogu aeg. Kuigi sellel hetkel me olime juba pea 2 kuud tulutult treeninud ja otsinud laevasid, siis enamustel oli usk kadunud, et üldse kuhugi jõuame. Ja siis me ühe laeva leidsime. See ei olnud küll siis nii-öelda illegaalne laev, mida me nimekirjast otsisime. Aga vaatasime, et sõidab Namiibia territoriaalvetest sisse ja välja, et tavaliselt legaalsed laevad seda ei tee.
ja siis otsustasime inspekteerida seda. Alguses oli kõik selles suhtes ilus, et kapten allus korraldustele ja ütles, et lasevad oma trapi alla ja me saame ilusti peale minna. Siis ühel hetkel keeldus ja siis saime oma nii-öelda treenitu osa siis ellu viia, et sellesama force-boardingu teha ja inspekteerima asuda. Sealt siis hakkasid kooruma, kõigepealt selgus, et püügiluba originaali ei ole, ehk siis tegelikult oli püügiluba oli aegunud, mitte võltsitud, aga aegunud juba mitu aastat. Ja sealt edasi siis, mina ise seal siis laeva peal olnud, see nägi välja niimoodi, et madrused, security officer ja meediainimene kiirelt sinna pildistama, et tõendusmaterjali koguda, hakkasid siis laeva inspekteerima. Muidu tundus kõik päris hästi, et püügiluba sellel hetkel ei teadnud, et püügiluba, nad nii-öelda otsisid seda uut püügiluba originaali. Aga siis, kui nad asusid laeva trümme ja laeva nii-öelda inspekteerima, otsima, siis meeskond andis märku, kuna seal oli mitu erinevat rahvust meeskonda, oli Taiwani sillameeskond, filipiinlased ja kohalikud namiiblased ja siis oli mujalt Aafrikast veel natukene. Et siis anti märku, et tasub siit otsida, tasub sealt otsida. Ja tuli välja, et püügiluba sätestas, et nad võivad tuunikala püüda ja palju muud, aga mitte haigalasid. Haigalasid on päris vähestel laevadel tegelikult üldse lubatud püüda. Ja nendel oli neid päris palju. Ja haiuimesid sealhulgas veel kõige rohkem. Nendest mul siin pilte ei ole. Siis oli selge, et asi on vale. Ja siis mingil hetkel sosistati juba seal meie meestele ka seda, et please help us. Need olid siis need kohalikud aafriklased, kes seal tööl olid. Ja hiljem siis tuli välja, et osad mehed on seal laeva peal töötanud aastast 2018, mitte küll kõik, neid on seal järjest juurde võetud ja töötavad seal orjadena päris karmides tingimustes. Siis, kui me lõpuks saime Namiibia Ministry of Fisheries oli selle nimi, loa selle laeva arestida, kuigi nad üritasid veel seda asja nii-öelda pehmemalt lahendada, et pääseksid rahatrahviga, siis meie sillas ise otsustasime, et natukene on kaptenil ka sõnaõigust, et tasuks ikkagi see laev arestida. Ja peale seda oli siis, muidugi need mehed olid seal väga õnnelikud, sest nad teadsid, et äkki pääsevad kunagi vabadusse. Oli vaja siis veest välja võtta üle 20 miili seda püüniseid longline'i. Seda sai siis päris mitu päeva tehtud. Mehed siin panid non-stoppi kui päeval. Kuidas? Longline on olemuselt selline pikk tamiil, kus on siis teised tamiilid küljes ja kus on siis konksud, eks ole. Ja sealt sai siis tõmmatud välja igasugust kraami, et haigalasid, kes olid paljud juba surnud. Siin on video peal ka natuke näha. Oranžide pükstega, pikkade juustega mees, pootsman neil,
filipiinlased. Hirmus tugev mees. Jah. Siin me liikusime selle laevaga siis juba tagasi sadamasse. Meie ülesanne oli see laev sadamasse viia, niimoodi, et ta sinna jõuaks ka. Sellel hetkel oli, kusjuures ma olin ise just siis sillas vahis. Nad otsustasid seisma jääda ja ütlesid, et neil on masinatega probleemid, et nemad enam edasi liikuda ei saa. 8 tundi ootasime lõpuks, siis otsustasime selle sama lainetusega, mis oli siiamaani meie jaoks kõige suurem lainetus, et väikest paati vette lasta. Otsustasime pardale minna, sest kartus oli, et võib korduda stsenaarium, kus nad tahavad seda laeva põhja lasta. Ja siis liikusime edasi. Sest enne, kui ma Seasepherdisse kunagi tööle läksin, siis ma vaatasin ühte sellist filmi nagu Chasing Thunder, siis Seasepherd leiab Antarktikas ühe laeva, mis siis, mida nad on tükk aega taga otsinud, aastaid, ajavad teda üle 100 päeva taga ja see Thunder üritab neid maha raputada seal jää sees ja nii muidu ka. Lõpuks nad ikkagi saavad talle järele, aga see kalalaev laseb ennast siis põhja. Siis Seasepherdil ei jäänud muud üle, kui see laevameeskond sealt ära päästa. Ja loomulikult meeskonnal pole kaasas ühtegi dokumenti, keegi oma perekonnanime ei tea ja nii edasi. Et jah. No nad mahutasid ikkagi trümmidesse ära ja see siis läks kaldale. Mida? No eks seal oli kõike, jah. Riknenud kala, see on täiesti tavaline, jah. Jah, no konkreetselt see projektoperatsioon on siis koostöös Namiibia valitsusega Ministry of Fisheries, jah. Ma nüüd ei tea, kas Namiibia võtab ilmselt selle kala endale ja sööb ise selle ära, aga see ei ole see eesmärk, et suurem eesmärk ja suurem pilt on see, et selle sama asja, mida ma siin alguses rääkisin, et kalapüügiga võiks inimesed ju edukalt jätkata, aga kui selle illegaalse osa saaks nagu kõrvale jätta, siis oleks see ka jätkusuutlik. See oht on kindlasti, jah. Seda, jah, see sama laev on tegelikult ju hiinlaste oma. Namiibias enamus teed, hotellid on ehitatud hiinlaste poolt, et jah, see kartus oli meil kohe alguses, et võib-olla see lugu mätsitakse niisama kinni, aga praeguseks hetkeks on see käinud juba, ega ma seda siin ei saaks niimoodi rääkida, on see juba kohalikes uudistes ka läbi käinud igal pool. Et see on avalikustatud ja see laev ei liigu enam mitte kunagi. Kuidas saad üksi küsimusi küsida? Namiibia valitsus on korrumpeerunud, vaata meie valitsus. Tore küsimus. Vot, ja siis lõpuks ikka sellega siia sadamasse jõudsime, et läksin ise veel kõndisin nende juurde ja siis mehed olid seal mitu päeva veel, ega neid kohe vabaks ei lastud seal, eks ole. Ja mitte siis tervet meeskonda, kapten läks kongi kohe ära. Mehed olid seal nii rõõmsad ja läksin nende juurde, ütlesin, et äkki annate mulle mõne suveniiriga kaasa, siis ühe konksu sain nendelt kaasa. See ripub siiamaani kaelaketi küljes, et natuke irooniline, et muidugi need mehed jah, kes nüüd tahtsid vabaks saada, aga siis need teised, kes olid selle nii-öelda kuriteo kaasosalised, et
lähed nende juurde ja siis küsid neilt mõne suveniiri ka veel. Et täitsa pull. Vot nii. Jah, natuke lühikeseks jäi sellepärast, et mul oli siin need 2 klippi, mida ma tahtsin näidata sealt Watsoni filmist. Aga ma arvan, et kellel on küsimusi, siis võib küsida, võime diskussiooni jätkata. Kes see küsis? Jah, kala söömist viimasel ajal, viimastel aastal ikka väga väheks jäänud. Aga see ei ole nüüd otseselt seotud nüüd sellega, et ma nüüd olen siisepperides kaasa löönud. Et siin varasemalt sai juba uuritud, et no tegelikult see sama teema, et reostus, elavhõbeda teema on jällegi teine teema, aga inimesed peavad päris paljud, et mõtlevad, et kala on niisugune kõige tervislikum liha. Siis mina seda meelt ei ole tegelikult. No seda ka, jah. Sellest võib pikemalt rääkida. Kas oleks küsida sellist asja, et kas teie organisatsioon on nagu ainukene, kes sellist tegevust teeb? Kas sa enne ei küsinud seda või? Ma võisin küsida, aga ma nüüd küsin natuke teistmoodi. Et kes see veel? See oli see sama küsimus, mis enne algus oli. Ma olin 90-ndatel selle ookeanis töötasin ja töötasin see samas Namiibias. Jah, ma tean. 9 kuud ja 10 kuud. 3 reisist tegin. Sa räägid seal reostusest. Ma isiklikult nägin, mismoodi meie laev reostas. Meil oli Masuudi küte, eks ole. Need olid need suured laevad, mis olid Monson tüüpi. Kuulnud olid Georg Kais, Georg Luuring. Ja siis separaator eriti ei töötanud, siis see slats, eks ole, meil polnud kuskilt anda, pandi kilekottidesse, öösel visati kõik sinna merre, nii et me oleme reostanud seda Namiibia merd küll ja küll. Ja, kindlasti. Jah, mingi aeg hakkab üles sajama. Ja no sellised laevad, kus siis siin ma ütlen, et see pilt, mis ma ise käisin ka seal laeva peal, siis ka mere peal alguses, see oli nagu üks siuke 50, 60, 70 aastat tagasi minna sinna laeva peale, et see, mis seal toimus, eks ole, et seal ei tunta ühtegi tänapäeva mingisugust keskkonnareeglit ega midagi siukest, eks ole, ja neid laevu on päris palju. Seesama laev, Shangfu, eks ole, siis kui me otsisime need laevu seal üleüldiselt, sarnased nimed, oli päris levinud nimi on siuke Maru nimeline, need on Jaapani kalalaevad. Maru on lõpp ja siis on ees kas siis mingi Seerio Maru või mis iganes, seal on päris palju neid. Ja sellega veel asi ei lõppe, seal on veel siis numbrid ka taga, ehk siis sellel ühel Marul on näiteks numbri 3, numbri 24 või numbri 32, siis neid samanimelisi laevu on mitukümmend, eks ole. Ja kui palju seda täpselt ei teagi. Päris paljud nendest, jah. Kuidas teil on teie organisatsiooni rahastamisega, et kas ja kuidas teid rahastatakse? No ma annan sulle kontonumbri ja siis võid annetusi teha. No jah, seesama Ocean Warrior, see laev, mille peal ma olin, see raha, ma ütlesin ka, et see raha tuli annetusest, 8,3 miljonit. Ja päris palju tehakse aktiivset tööd sellega, et annetajaid on pidevalt ja kui sa tegelikult sinna tööle kandideerid, siis sa pead maksma nii-öelda processing fee, mis on ka tegelikult annetus $100. Palka saavad, seda on nüüd viimastel aastatel, jah, varasemalt ei saanud mitte keegi, aga nüüd saavad ikkagi kaptenid, tüürimehed ja pootsman saab ka. Mitte kõikidel laevadel. Ja see on ka niimoodi, et see on vabatahtlik, et kas sa soovid palka saada või mitte. Ja palk ei ole ametlik, palk on siis, jah. Meeskond
koosnes valdavalt vabatahtlikest ja sa mainisid seda ka, et sellel Iisraeli turvaohvitseril oli väga oluline roll. Ma saan aru, et tema oli ka vabatahtlik, kas ma saan õigesti aru, et kõigil laevadel ei olnud neid turvaohvitseri peal ja milles see tema oluline roll oli? Seal on nagu kujunenud ikka niimoodi, et igal laeval on see nii-öelda see turvaohvitser. Aga see mees konkreetselt oli hingega nii asja juures, tema ei tulnud sinna võib-olla mingitel muudel eesmärkidel nagu olla lihtsalt lahe ja kanda Seashepherdi särki ja teha üks selfie ja panna see siis nii-öelda sotsiaalmeediasse ülesse. Tal oli oma tarkvara kaasas, mis oli tegelikult Iisraelist talle sõbra oma, millega nad tegid siis diili selle töö käigus Seashepherdiga ja Seashepherd sai seda kasutama hakata. Ehk siis tänu sellele tarkvarale me suutsime leida laevu seesama Zhangpuu samamoodi, sest see ala on ikkagi päris suur ja kõike sul elektronkaartil ei kuvata, eks ole. Aga tänu sellele me siis, Marine Trafficus sa võid ju ka vaadata, et millised laevad seal parasjagu liiguvad. Aga see info ei anna sulle ka midagi, sest sa ei jõua nii kiiresti sinna alati. Aga see... Aga nende tarkvara puhul oli siis näha tegelikult ajalugu, ehk siis mis toimus paar nädalat tagasi, nädal tagasi ja nii edasi. Ja tänu sellele saime siis nii-öelda kaardistada, et milline laev on siiamaani seal ja nii edasi. See oli päris vajalik, jah. Ja Nadav siis ise muidugi võttis hingega asja selles suhtes ka, et ta koolitas päris hästi välja selle kohaliku meeskonna. See oli tema ülesanne siis need mehed panna ronima seal pimedas ja lainetuse puhul sinna laeva peale, eks ole. Mis oli meediaohvitseri roll, et pidevalt sealt vist infot ei edastatud? Meediaohvitseri roll on üks suuremaid tegelikult, et see meediakampaania ise on juba päris suur relv. Et kui me alguses sinna läksime, siis tema üritas juba meile kohe sisestada, et ärge laske pead norgu, et kui me siin ei jõua mingi arestini või nii edasi, et siis juba meie kohalolek ja nii-öelda meedia see nii-öelda töö on ka juba relv nende vastu. Ja see töötab muidugi. Et kui teatakse juba, et Seashepard on kohal, et siis päris palju laevu põgeneb ära. Aga konkreetselt teie selle missiooni ja selle arestimise kohta infot hakati vist avalikustama alles pärast seda, kui sa olid juba kodus, sest ma mäletan, kui ma sinuga esimest korda rääkisin, siis sa veel ei teadnud, et oleks seda infot kuskil üleval ja natuke hiljem sa ütlesid, nii, nüüd on juba üleval ka, nüüd saab täpsemalt rääkida. Et siis oli asi juba avalikustatud, siis võis rääkida, et meil on päris karmid juhendid seal, et tegelikult ei tohi sotsiaalmeediasse panna isegi pilti üles, et sa oled näiteks Namiibias koha peal. Et ka mulle tuldi korra ütlema seda, kuigi ma ei pannud ühtegi töösärki midagi seljas ei olnud, aga ma tegin pildi rannas ja panin, et ma olen Namiibias, siis ma pidin selle pildi maha võtma. Et nad ikka peavad kinni sellest. Abijõude. No need abijõud tulid natuke hiljem, et siis oli nagu see osa oli nagu tehtud, et võib-olla räägime sellest natuke hiljem. Aga ütleme, et kui noored ambitsioonikad eestlased sooviksid siis maailma päästma minna, et kuidas nende see protsess välja peaks nägema, kes sooviksid? No väga lihtne, ega saab ju, igaüks saab minna, kui soovib, et tuleb lihtsalt valmis olla selleks, et töötad ilma rahata, eks ole, mitte nüüd kõik positsioonid, aga jah, see on kõigil see võimalus olemas. Oskad sa öelda, et kui tihe see konkurents sinna on, et kui suur on tõenäosus, et huviline või soovija saab? Jah, no tean ikka sellepärast,
et ma olen ka natuke muul moel seotud selle Sea Shepherdi crewinguga. Jah, no ma ei oska öelda, mille põhjal nad päris nagu valikut teevad niimoodi, et see on natuke teistmoodi, kui nüüd kommertsmerenduse nii-öelda inimene mõtleb, et nüüd on mul sellised dokumendid ja paberid ja kogemus, siis seda alati võib-olla ei vaadata, et sinna võib saada löögile ka niisugune mees, kes ei ole varem mere peal töötanud, aga tal on, oskab ennast seal mingil muul moel hästi reklaamida just nagu keskkonnateemadel, et siis seda vaadatakse ka. Soovijaid on ilmselt ikkagi rohkem kui neid, kes pääsevad? No soovijaid on ikka päris palju, jah, ega seal kaadrivoolavust on ka üksjagu ikkagi. aga need vabatahtlikud A-Kask ja G-liikmed, kas nad, kuidas nemad nagu seal said hakkama? olles siis nagu noh, lihtsalt merendusinimesed, aga mitte nii sügavalt nüüd sellises keskkonnas. No ütleks päris hästi. Päris hästi. Kohanesid kiirelt. Et jah. No me käisime edasi-tagasi päris palju, et Namiibia territoriaalveed, põhjapiir ja läänepiir poolenisti, aga lõunapiirini ei jõudnudki. Palju selliseid laevu, jah, neid missiooni või patrullilaevu üldse liigub, kes kontrollida? Jah, tegelikult on Namiibial endal 2 laeva, mis on palju suuremad ja üks nendest seisis meie kõrval. Jäi nagu küsimärgiks lõpuni välja, et mispärast nad seisavad seal. Teine laev oli dokis Lõuna-Aafrikas, et siiamaani ei ole nad mitte ühtegi laeva suutnud arestida. Me läksime sinna ja suutsime kohe esimesel korral. Et ma ei tea täpselt, milles see nagu asi on, kas nendel on need ülalpidamiskulud liiga suured nendel laevadel või mille taga see on, aga enamus ajast need laevad seal seisavad. Nüüd Sea Shepherdil endal on neid laevu üksjagu ja seda võib kodulehelt vaadata, nüüd täpselt numbrit ma ei tea. Ja tegutsevad ikkagi päris paljudes kohtades üle maailma. Seesama operatsioon oli nüüd Lääne-Aafrikas 4. Operation Vanguard siis. Ja neid operationid on, võin siit näidata, tegelikult mul oligi plaanis. Ehk siis Sea Shepherdi kampaaniad. Illegal fishing campaigns. No siin ma võin näidata ühte videot ka, mida ma tahtsin enne näidata, aga see on nüüd siis sama laev, Ocean Warrior, aga teine operatsioon ehk siis Tansaanias. What makes the Ocean Warrior so good for these African campaigns, number one is its speed. We're able to chase down any of the vessels we're after here. Sometimes we're chasing speedboats, sometimes we're chasing slow dhows, and sometimes we're chasing medium speedboats, but nothing can get away from us here. We can chase down anything. The other great feature of it is that it doesn't take a lot of crew to run the Ocean Warrior, which allows us to have more Marines and more law enforcement on board the vessel. So it makes us very effective, and we're able to run the ship with everybody off on other vessels.
With the Ocean Warrior, it's no problem. We have big tires along the side, and it's very maneuverable, so we can come right up alongside our targets and board them sometimes directly from the Ocean Warrior. So that's what makes the Ocean Warrior great for Operation Dodari and all these East African campaigns. Tansaanias nad, meil oli laeva peal see All right, everyone, I just wanted to do a quick briefing with you all. From here, it'll take about 4 to 5 days to get 200-300 miles southwest of the Galapagos Islands. A year ago, there was a lot of media attention about a fleet of 340 Chinese squid vessels that were Tansaanias nad tegid päris head tööd, et nad võtsid seal 6 niisugust väiksemat illegaalset kalalaeva aresti ja need olid niisugused päris väikesed. Ja siis nad pukseerisid neid kõiki koos. Ja siis tagumine laev otsustas, et nüüd võiks äkki laeva ära uputada. Siis nad hakkasid seal riburada pidi teisi kaasa kiskuma. Et üksjagu tegemist oli sellega veel, jah. Kogu aeg ära. Kas soovib veel keegi küsida? Küsin ise siis veel. Sa hommikul televisioonis olles ütlesid, et tulevikus sa praegu ei räägi, et seda saab kuulata merefoorumil täna siin Lennusadamas. Ehk siis näed sa oma tulevikku veel ka Sea Shepherdiga või siis Paul Watsoni uue organisatsiooniga seotuna? Nojah, sellega ongi niisugune lugu, et just vahetult peale seda, kui ma Aafrikast tagasi tulin, siis nii uskumatu, kui see ka ei ole, siis kogu organisatsiooni asutaja, kes nagu paljude Sea Shepherdi inimeste jaoks ongi Sea Shepherd ise, Paul Watson, siis ühel hetkel otsustas Sea Shepherdist lahku minna. Seda põhjusel, et ta hakkas liiga palju, mitte nüüd liiga palju sõna võtma, aga pidas neid kõiki operatsioone üksjagu pehmeteks. Ehk siis jah, näitena võib öelda, et Sea Shepherd, kui ta oli Greenpeace'is, siis ma vist mõne sõnaga mainisin ka, et ta nii-öelda hääletati sealt välja, et tema teod olid natuke liiga ohtlikud, kui ta mõnel operatsioonil läks. Siis ta asutas Sea Shepherdi ja nüüd siis aastad hiljem, 78 Sea Shepherd asutati tema poolt. Et nüüd siis 2022 on ta asutanud uue organisatsiooni. See läks siis kõigepealt nii, et kunagi ta Sea Shepherdi asutas, siis tekkis Sea Shepherd Conservation Society, mis oligi see Sea Shepherd, hiljem kasvas Global juurde. See asi kasvas nii suureks. Global ja Conservation Society on siis nüüd nagu eraldi. Ja kõigepealt läks ta siis selle Conservation Society juhtidega, kelle ta on ise määranud sinna. Läks natukene tülli. Tema sõna ikkagi päeva lõpuks maksab kõige rohkem ja ta lihtsalt tegi avaliku postituse, et ta ei mõista seda õigeks kõike. Et näiteks seal üks laev, mis on neid kaua teeninud, Bob Parker, saadetakse nüüd naelteks. Siis ta ütles väga hästi, et üks mehaanik, kes oli seal Bob Parkeri peal olnud, ütles, et Paul, aga see laev on juba oma päevad nii-öelda ära elanud, eks ole. Siis Paul vastas sellele, ütles, et jah, et oma päevad ära elanud küll, aga kui mul oli kunagi üks laev, mis oli oma päevad ära elanud, siis ma võtsin viimast veel sellelt ja sõitsin mõnele teisele laevale sisse. Et siis jah, tema mõtteviis on natuke teine, ilma tema selle mõtteviisita ei oleks Sea Shepherdit kunagi kui sellist tekkinud. Nüüd on organisatsioon suureks kasvanud ja nüüd peab tegema koostööd nende ja nendega, valitsustega ja nii edasi, et asi oleks sujuv ja kõik osapooled oleks rahuldatud, aga Paul Watsoni arvates oma see nii-öelda lapsuke, mille ta on loonud, on muutumas natukene liiga Greenpeace'iks, nagu ma sulle kunagi ütlesin.
tema arvates Greenpeace käib ja pildistab, jagab informatsiooni, aga reaalse tegevusega nii-öelda rinda ei pista. Ja nüüdseks on ta siis asutanud täiesti uue organisatsiooni, jah. Kuna Sea Shepherd nii-öelda rights võeti temalt ära, siis ta asutas Captain Paul Watson Foundationi ja päris paljud Sea Shepherdi inimesed on sinna üle minemas. Siia olen ma kindlasti minemas. Sinna oled sa kindlasti minemas? Jah, no ma olen siin inimestega, kellega ma olin operatsioonil Namiibias, ühe mehega, kes oli minul teine tüürimees, kes nüüdseks on kapten seal laeva peal, Ocean Warriori peal. Oleme seda teemat nagu diskuteerinud, tema ütleb, et tema jaoks on oluline ka iga kala või hüljes või kes iganes, et see on, et tema ei järgi ühte inimest, siis minul on nii suur austus selle ühe mehe vastu, kes on selle asja üldse, kes on sellele asjale aluse pannud. Ja kui ta nüüd otseselt ei mõista tervet organisatsiooni hukka, sest ta jätkab siiski päris palju koostööd erinevate harudega, nagu Prantsusmaa, Austraalia, Sea Shepherd, kes on siiamaani toetavad teda. Ja tõenäosus muidugi suur on, et Sea Shepherd kui selline võib ühel hetkel ilma selle meheta koost laguneda, eks näha ole. Just seda tahtsingi küsida, et milline võib olla Sea Shepherdi tulevik, aga sa juba vastasid. Minu küsimus on selline, et kuidas ikkagi selle rahastusega on, et see kõik vajab tohutut raha. Et kas saaks kuidagi panna nagu kohustuseks, et kõik toetaksid seda organisatsiooni? Jah, siin on üks hea näide, tegelikult aasta enne seda, kui ma nüüd Namiibiasse läksin, esmalt kutsuti mind Sam Simoni peale, mis on nüüd nimega Age of Union, mis pärast on Age of Union, on see, et Generous Donation from Age of Union Alliance, ehk siis on üks Alliance led by tech leader and environmental activist, keegi Dax da Silva, andis $4,5 miljonit toetuseks. Ja siis Sam Simon nimetati siis Age of Unioniks. Et neid inimesi ikkagi maailmas leidub, kes on mõne kopika nõus andma. Kunagi, kui ma töötasin, või vabatahtlikuna olin S-Cube'i projektis, tudengisatelliidi projektis IT-kolledži aegadel ja hiljem tegin fundraisingut, siis sellest samast ma sain aru, et tegelikult on inimesi, kellel on ka muidugi raha, aga on ka seda nii-öelda missioonitunnet ja neile see asi meeldib, siis nad on nõus kannetama. Et päris suure töö on ikkagi Sea Shepherd, et sinna jõuda, et selliseid annetusi saad, et sa saad 8,3 miljonit laevaehituseks või 4,5 miljonit niisama toetuseks, see on ikka päris suur asi. Mis sa, Alo, tahtsid öelda? Jah, loomulikult, jah. Ja kusjuures nendest suurtest annetustest on ka siis tekkinud need nii-öelda palgalised töötajad Sea Shepherdis. Et jah. Mul ei jõua nüüd ühe asjana kohal, et on ühe organisatsioon, nüüd ka teise organisatsioon. Mis tema, nagu öeldakse, põhitees on siis see, et ta jääb selle organisatsiooniga rahule? No ei saa nüüd päris nii öelda, et ta nüüd vahetas töökohta 6 aja pärast, et ta asutas Sea Shepherdi 1978. Okei, aga ma tahan pointile pihta, aga miks ta siis, mis on tema see eesmärk, et ta võiks nagu öeldaks rahule jääda ja kiitvalt iskuma jääda? No ma saan mõttest. Okei, maailma, siis peaksime kõik hakkama hobusega sõitma ja talus pirukõve valguses elama. No sa peaksid natuke teemasse siis rohkem süveneda, ma ei oska võib-olla sulle nii hästi edasi anda. Asi ongi selles, et tegelikult tema ongi see põhimissiooni kandja.
kes on selle asja asutanud, tänu millele see asi üldse on nii suure impacti teinud, aga nüüd on lihtsalt organisatsioon kasvanud nii suureks, et kuna tema enam ei saa olla selle organisatsiooni juht juba aastaid, sellepärast et ta on nii palju skandaali korda saatnud maailmas nii-öelda, siis ta ei saa olla niisuguse organisatsiooni juht, ta on nii-öelda seal, ma näitan seda pilti siit, et kui ma sõitsin tööle lennukis, siis vaatasin enda kinnituslehte, millega ma laeva peale peaksin saama, siis siin on näha, et founder on muidugi Paul Watson ise ja loomulikult kogu selle organisatsiooni peal tollel hetkel loomulikult kõige kõrgem tegelane, siis tulevad board of directors, need on mehed, kes on temaga alustanud. Siin ma nüüd sekkuks vahele ja ütleks, et me võime seda diskussiooni jätkata, eks. Ja aitäh sulle, Martti, et sa said tulla. See viimane küsimus, et mida Paul Watson ise sellest missioonist arvab, ma arvan, et seda on kõige õigem küsida temalt endalt, mitte Martilt. Ja ei saa ju välistada, et äkki Paul Watson tuleb meile kunagi merefoorumile rääkima. No mine tea. Igasuguseid inimesi on, kes Eesti vastu huvi tunnevad. Aitäh, Martti, sulle, et sa tulid siia. No nii, aitäh.